Saksamaa on olnud üks Ukraina suurimaid toetajaid kogu riigi sõja jooksul Venemaaga, andes miljardeid eurosid tsiviil- ja sõjalist abi. Aga Berliin viis oma toetuse täiesti uuele tasemele, pakkudes Kiievile midagi, mida see on kaua soovinud, võimalust saada Euroopa Liidu liikmeks. See võib muuta kõike, suurendades oluliselt Ukraina võimu ja mõju, jättes Venemaa ja selle presidendi Vladimir Putini täiesti jõuetuks. See on pretsedenditu toetuse avaldus ning selle pani ametlikult kirja Saksamaa kantsler Friedrich Merz, kes kirjutas hiljuti kirja EL-i juhtidele Ursula von der Leyenile ja Antonio Costale. Kiri jagati uudisteagentuuridega neljapäeval 21. mail ning seejärel jagati seda kiiresti kogu maailmaga. Merz alustas sellega, et tunnistas rasket tõsiasja. Ukraina ei saa tõenäoliselt niipea Euroopa Liidu täieõiguslikuks liikmeks. On ilmne, et me ei suuda liitumisprotsessi peagi lõpule viia, arvestades lugematuid takistusi ja ratifitseerimisprotsesside poliitilist keerukust. See ei ole kindlasti see, mida Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi oleks tahtnud kuulda, sest on sõja algusest peale püüdnud oma riiki Euroopa Liitu viia. Tõepoolest, vaid mõned päevad pärast sissetungi algust esitas Ukraina ametlikult taotluse liiduga ühinemiseks, kusjuures Zelenskõi tegi ettepaneku luua mingi uus erimenetlus, et tavapärast liitumisprotsessi kiirendada. Mitmed Euroopa liidrid näitasid valmisolekut sellele palvele vastu tulla ning paljud riigid toetasid mingisugust kiirendatud liitumist, mis annaks Ukrainale kõik EL-i õigused võimalikult kiiresti. Isegi siis kutsusid kõrgeimal võimul olevad isikud üles rahulikuks jääma ja hoiatasid, et selline asi ei saa lihtsalt üleöö juhtuda. Ursula von der Leyen, Euroopa Komisjoni president, ütles, et tema toetab samuti Ukraina kuulumist EL-i, kuid hoiatas, et see võtab aega. Järgnenud kuudel paluti Ukrainal esitada teatud teavet ning 2022 aasta juuni lõpuks andis Euroopa Ülemkogu Ukrainale liitumiskandidaadi staatuse, asetades selle teiste kandidaatide nagu Albaania, Moldova, Serbia ja Türgi kõrvale. Aga kui Ukraina lootis, et kogu liitumisprotsess kulgeb sama kiiresti, pidi ta pettuma. Alles 2023 aasta detsembris otsustas Euroopa Ülemkogu ametlikult alustada liitumisläbirääkimisi Kiieviga ning riik pidi ootama veel 6 kuud, enne kui need läbirääkimised tegelikult algasid. Siiski, aja möödudes näis, et Ukraina liikus samm-sammult lähemale sellele Euroopa Liidu liikmelisusele, mida ta nii väga soovis, järgides teiste endiste Nõukogude Liidu vabariikide nagu Eesti, Läti ja Leedu eeskuju, kes kõik on Euroopa Liiduga liitunud. Kuid 2025 aasta juunis blokeeris Ungari, mida juhib Viktor Orbán, keda on kaua peetud Putini siseringi meheks Euroopa Liidus, Ukraina liitumisläbirääkimiste avamise. Ja kuigi Orbán on sellest ajast alates võimult kõrvaldatud, on olnud mitmeid märke, mis viitavad sellele, et täisliikmelisus on endiselt kaugel. Näiteks Merz ise ütles eelmisel aastal juulis, et see võib võtta mitu aastat, samal ajal kui von der Leyen ütles, et riik võiks potentsiaalselt liituda EL-iga aastaks 2030, kui suudab säilitada oma käimasolevate reformide tempo, mis on vajalikud liidu rangete standardite täitmiseks. Ukraina ei taha nii kaua oodata ja sellised juhid nagu Merz on kaalunud alternatiivseid lahendusi, et aidata riigil oma eesmärkidele lähemale jõuda. See toobki meid tagasi selle kirja juurde. Olles tunnistanud, et täisliikmelisus võib veel aega võtta, kirjutas Merz edasi. Ma näen ette poliitilist lahendust, mis tooks Ukraina kohe märkimisväärselt lähemale Euroopa Liidule ja selle põhiasutustele. Seejärel kirjeldas ta oma plaani, mille kohaselt antakse Ukrainale EL-i assotsieerunud liikme staatus kui omamoodi ajutine lahendus, enne kui täieõiguslik ühinemine saab ametlikult toimuda. Oluline on märkida, et assotsieerunud liikmelisus ei eksisteeri praegu ametlikult üheski EL-i reeglis ega määruses. Seega teeb Merz sisuliselt ettepaneku, et liit looks täiesti uue liikmelisuse kategooria spetsiaalselt Ukraina jaoks, kuigi teoreetiliselt võiks seda tulevikus kasutada ka teiste riikide puhul. Kantsleri jätkas täpsustades, mida ta arvab, et see uus staatus peaks sisaldama. Täpsemalt ütles ta, et assotsieerunud liikmel peaks olema rohkem õigusi ja kaitset kui tavalisel liitumiskandidaadil, kuid samas ka rohkem kohustusi, mida tuleb täita, et need õigused ja kaitse tegelikult välja teenida. Muuhulgas ütles Merz, et assotsieerunud liikmena võiks Ukrainal lubada osaleda EL-i koosolekutel ilma hääleõiguseta. See on juba väga suur asi, sest need on kohad, kus EL-i liikmesriikide valitsused tegelikult tulevad kokku, et teha suuri otsuseid. Seal koordineeritakse näiteks sanktsioone Venemaa vastu või arutatakse, kuidas kõige paremini Ukrainat aidata sõjaliste või humanitaarsete vahenditega. Seal arutatakse ja otsustatakse ka paljusid teisi olulisi küsimusi, mis mõjutavad Ukrainat tõeliselt nii praegu kui ka tulevikus. Näiteks energiapoliitika, ülesehitusrahastuse ja diplomaatilised strateegiad. Kui Ukraina saaks nendel kohtumistel osaleda, siis Kiievi ametnikud saaksid tegelikult arutelusid otseselt mõjutada ja kujundada, selle asemel, et loota ainult liitlastele, et nad neid esindavad ja lihtsalt parimat loota.
Nad saaksid ka kiirema ja otsesema juurdepääsu teabele selle kohta, kuidas EL toimib ja milliseid suuri poliitilisi otsuseid selle juhid arutavad, samuti võimaluse lobistada ministreid ja juhte reaalajas. See omakorda võiks anda Ukrainale täiendavat mõjuvõimu kõige olulisemate otsuste tegemisel, näiteks Venemaa vastaste sanktsioonide ja relvahangekavade osas. Oletame näiteks, et EL arutaks, kuidas oleks kõige parem Vene varasid konfiskeerida või külmutada. Ukraina ametnikud saaksid käimasolevate arutelude käigus otse selgitada, kuidas selline samm lahinguväljal tegelikult mõju avaldaks, selle asemel, et toetuda alternatiivsetele diplomaatilistele kanalitele, mis on sageli palju aeglasemad ja vähem tõhusad. See oleks suur muutus võrreldes praeguse olukorraga, sest kuigi Ukrainal on Euroopas palju sõpru, on Ukraina tegelikult siiski kõrvale jäetud, kui suuri otsuseid tehakse. Märtsi assotsieerunud liikmelisuse plaan annaks Kiievile koha laua taga ja see ei oleks ainult lühiajaline kasu. Uued EL-i liikmed peavad sageli veetma märkimisväärselt aega, et kohapeal jälgida ja õppida, kuidas Brüssel tegelikult toimib. Juba praegu ukse vahele jala saamine aitaks Ukraina ametnikel paremini tuttavaks saada EL-i otsustusprotsesside ja poliitikatega, mis vähendaks hõõrdumist, juhul kui täisliikmelisus lõpuks saabub. Merts soovitas samuti, et Ukraina võiks kasu saada sellest, mida ta nimetas järkjärguliseks integreerumiseks EL-i eelarvesse. Analüütikud usuvad, et see võiks tähendada mingisugust ligipääsu EL-i rahastatavatele programmidele ja finantsmehhanismidele. Jällegi on selle võimalikud eelised tohutud. Sõda on kulukas ettevõtmine ning Ukraina on olnud sunnitud kulutama erakordselt suuri summasid oma territooriumi kaitsmiseks, peaaegu pidevate Vene rünnakute tõrjumiseks ning uute relvade ja kaitsevahendite arendamiseks sõja edenedes. Riigil tuleb silmitsi seista ka tohutute kuludega, mis on seotud tema linnade, asulate ja olulise taristu hävinguga aastate jooksul, kusjuures teatud piirkonnad on kannatanud tõsise majandusliku kokkuvarisemise all. On võimalik, et suurem juurdepääs EL-i eelarvele võiks aidata Ukrainal tagada vajaliku raha ülesehitustöödeks, uue taristu arendamiseks, tööstuse toetamiseks, transpordiks ja muuks. Muidugi saab Ukraina juba praegu oma Euroopa liitlastelt heldelt rahalist abi, kuid on sageli pidanud tuginema pigem laenudele ja erakorralistele abipakettidele kui otsesemale ja integreeritumale toetusele Euroopa eelarve kaudu. Pikas perspektiivis võiks see teha imesid riigi räsitud ja kannatada saanud majandusele. Oleme juba näinud, millist uskumatut mõju võib EL-i eelarve avaldada teistele riikidele, kuna Euroopa rahaline toetus on sõna otseses mõttes muutnud näiteks Poola, Rumeenia ja Balti riikide majandusi, et tuua vaid mõned olulised näited. Seda on kasutatud teede, raudteede ja sadamate ehitamiseks ning samuti digitaalse infrastruktuuri, hariduse, teaduse ja kaitse parandamiseks. Ukraina jaoks võiks selline rahaline juurdepääs aidata üles ehitada sõjas kahjustatud piirkondi ning parandada või moderniseerida mõningaid riigi tööstusharusid, mis on sõja ajal mõnevõrra tähelepanuta jäänud või maha jäänud, ning süvendada lõimumist Euroopa tarneahelatega, vähendades riigi sõltuvust vanadest nõukogudeaegsetest süsteemidest. Lühidalt öeldes saab see riigi majanduskasvule ja tulevasele SKT-le ainult kasuks tulla, kuid see on alles algus. Märtsi plaan sisaldab ka veelgi suuremat eelist, mis võiks oluliselt mõjutada Ukraina võimalusi selles sõjas võita. Aga enne kui sellesse süveneme, just seepärast me sõjasaadet teemegi, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa järgmisi osi maha ei magaks. Saksa kantsler arvab samuti, et kui Ukrainale antakse assotsieerunud liikme staatus, peaks see hõlmama ka võimalust rakendada EL-i lepingute artiklit 42.7 vastastikuse abi ja kaitse kohta. Artikkel 42.7 on peaaegu nagu EL-i versioon NATO artiklist 5, mis ütleb, et kui üht liikmesriiki rünnatakse, peavad kõik teised liikmed talle appi tulema. See ütleb selgelt, kui liikmesriik on oma territooriumil relvastatud agressiooni ohver, on teistel liikmesriikidel kohustus teda aidata ja abistada kõigi nende käsutuses olevate vahenditega. Niipea kui liikmesriik selle artikli käivitab, ei ole vaja mingit ametlikku Euroopa Ülemkogu arutelu, otsust ega mingisugust ühehäälset hääletust. Kõik peaksid automaatselt ühinema, et toetada rünnaku all olevat riiki. Märtsi sõnul annab see Ukrainale edaspidiseks olulise julgeoleku garantii, millel on nii kohesed kui ka pikaajalised eelised. See saadaks ka Moskvasse väga selge sõnumi, et nad ei ole enam sõjas ainult Ukrainaga, vaid kogu Euroopaga. Teatud mõttes on see juba mõnda aega tõsi olnud, kuna Euroopa Liidu riigid ja teised liiduvälised riigid, nagu Ühendkuningriik, on Kiievit juba konflikti algusest peale toetanud. Siiski viiks see olukorra selgelt uuele tasemele, sest EL-i riigid ei aitaks Ukrainat enam lihtsalt vabatahtlikult, vaid oleksid kohustatud seda tegema. See ei tähenda tingimata, et EL-i väed astuksid kohe sõtta. Me ei näeks tõenäoliselt Briti, Saksa ega Prantsuse vägesid rindel lahingutsoonides, sest artikkel ütleb tegelikult, et iga riik jätab endale õiguse otsustada, millist abi ta pakub.
Neutraalsed riigid, nagu näiteks Iirimaa, võiksid pakkuda mittesõjalist abi, samal ajal kui teised saaksid aidata näiteks luure, logistika ja majandusliku toetusega. Seejärel võiksid need riigid, kellel on märkimisväärsed kaitse-eelarved ja tööstused, nagu Prantsusmaa ja Saksamaa, lubada tarnida kõike, alates tankidest ja jalaväe lahingumasinatest kuni õhutõrje ja laskemoonani. See toimub juba praegu, kuid Mertsi plaan võiks seda märkimisväärselt tõhustada. Venemaa peaks samal ajal muretsema selle otsuse tagajärgede pärast, sest igasugust jätkuvat agressiooni Ukrainas võiks käsitleda sarnaselt Euroopa Liidu enda vastu suunatud sissetungiga, mis vallandaks sellise vastuse, millega Kremlil ja tema sõjamasinal võib olla raske toime tulla. Pikas perspektiivis võiks selline kaitse olla Ukrainale hindamatu väärtusega. Zelenski on 10 kordadel rõhutanud julgeolekugarantiide tähtsust. Ta on sageli öelnud, et ühtegi rahulepet ei sõlmita enne, kui Ukrainal on selge garantii, et seda sõda ei korrata ning et Putinil ei lubata lihtsalt mõne aasta jooksul oma relvajõude taastada ja siis uue ettekäändega uuesti tungida. Ukraina president lootis kunagi, et need julgeolekugarantiid võivad tulla NATO liikmelisuse näol. Siiski näivad selle riigi võimalused alliansiga liituda kahanevat, kuna USA president Donald Trump on korduvalt tagasi lükanud mõtte, et Ukraina võiks kunagi NATOga liituda. Võib väita, et järgmine parim võimalus oleks, kui Ukraina saaks Euroopa Liidu liikmeks, mis tundub palju realistlikum väljavaade. Ja kui Mertsi plaan teoks saab, võiks endist Nõukogude Liidu riiki hakata käsitlema de facto liikmena palju varem, kui oodata osati. See annaks Zelenskile need garantiid, mida tal on vaja enesekindlalt edasiliikumiseks ning teeks Putinile selgeks, et edasist agressiooni ei sallita. See võiks panna Ukraina tugevamasse positsiooni, siis kui järgmised rahuläbirääkimised toimuvad, mis võib aidata Kiievil läbi rääkida kokkuleppe, mis vastab rohkem nende püüdlustele, mitte ainult võitluse lõpetamisele, vaid ka kõigi okupeeritud alade tagasisaamisele. Tulevikus võiksid need julgeolekugarantiid oluliselt kasu tuua ka Ukraina majandusele. Sest isegi praegu, kui Ukraina kodumaine kaitsetööstus muutub järjest tugevamaks, on investorid endiselt ettevaatlikud riigi majandusega tegelemisel. Isegi kui sõda lõpeks, jääks neil alati hirm, et uus sissetung võib riigi taas kaosesse paisata. Kui aga Ukrainal oleks EL-i toetatud julgeolekuraamistik, kus liikmesriigid lubavad seda toetada ja kaitsta, aitaks see investoreid rahustada. See omakorda suurendaks tõenäosust, et rohkem välisettevõtteid investeerib Ukrainasse, mis võiks viia uute tehaste ja ettevõtete rajamiseni. See tähendab rohkem töökohti ja suuremat SKT kasvu ning veelgi suuremat motivatsiooni lugematutele põgenikele, kes olid sunnitud Ukrainas põgenema, naasta koju pärast sõja lõppu ja alustada oma elu järgmist peatükki. Ka see on midagi, mida oleme mujal näinud. Pärast Euroopa Liiduga liitumist muutusid sellised riigid nagu Poola ja Balti riigid jõukamaks ning atraktiivsemaks investoritele üle kogu maailma. Lisaks kõigile eelmainitud eelistele tegi Merts ka ettepaneku, et Ukrainale võiks anda mingisuguse abiraportööri rolli Euroopa Liidu kohtus. Teisisõnu oleks riigil madalama taseme roll Euroopa kohtusüsteemis. See ei tooks tingimata kaasa mingeid koheseid eeliseid rindel võitlevatele sõduritele, kuid see on siiski väga oluline, kuna see aitaks Ukrainal integreeruda Euroopa õigussüsteemi ja saada paremini tuttavaks EL-i kohtustandarditega. Pikas perspektiivis võiks see aidata riigil edasi liikuda oma täisliikmelisuse ambitsiooniga EL-is, sest selleks, et saada liidu liikmeks, peavad kandidaatriigid suutma järgida ranget reeglite ja standardite kogumit. Ukraina on varem maadelnud korruptsiooniprobleemide, oligarhide mõjuga kõrgeimal võimutasandil ja õigussüsteemi reformi küsimustega. Aga Euroopa süsteemiga tihedamate sidemete kaudu võiks Ukraina oma kohtusüsteemi lihtsamini viia vastavusse EL-i standarditega. See on väga oluline, sest Ukraina soovib selgelt saada lõpuks täieõiguslikuks EL-i liikmeks, kuid tõendid näitavad, et see protsess võtab tõenäoliselt veel mitu aastat aega. Ukraina on kõvasti tööd teinud, et lahendada teatud probleeme ja viia end vastavusse õigusriigi standarditega, mis on vajalikud EL-iga ühinemiseks, kuid mõnes valdkonnas jääb ta siiski veel alla. Mertsi kokkulepe annab Ukrainale vajalikke tagatisi palju kiiremini, samal ajal lihtsustades ka laiemat liitumisprotsessi. See oleks nii lühiajaline kui pikaajaline võit Ukrainale ja laastav löök Venemaale. Samal ajal on siin paar olulist murekohta. Merts märkis, et igasuguse assotsieerunud liikmesusega peaks kaasnema ka omamoodi tagasivõtmise mehhanism, mis võimaldaks riigi staatuse tühistada või tagasi võtta, kui Kiiev peaks oma liitumisprotsessis taanduma või ei suuda täita seda, mida Merts peab EL-i põhiväärtusteks. Teisisõnu peaks riik jätkama senist teed, näidates selget pühendumust EL-i standardite täitmisele ning tegema kõik endast oleneva, et järgida kõiki vajalikke reegleid ja määrusi. Vastasel juhul visatakse välja. Õnneks pole märke, et see võiks juhtuda. Kuigi mõnes valdkonnas on veel mõningaid puudujääke ja riik peab aktiivselt sõda, mis teeb olukorra ilmselgelt keerulisemaks, on riik Euroopa Komisjoni sõnul näidanud muljetavaldavat suutlikkust reformide elluviimisel.
See on teinud märkimisväärseid edusamme oma õigussüsteemi ja turumajanduse arendamisel. Samuti on pingutatud korruptsiooni ja rahapesu vastu võitlemisel ning rahvusvähemustele on antud rohkem õigusi. Kõik see on ülioluline nii lühiajalise assotsieerunud liikmesuse plaani kui ka riigi pikaajaliste täisliikmelisuse ambitsioonide jaoks. Selle ettepaneku ainus teine murekoht on see, et seda võidakse näha kui võimalust EL-il Ukraina täisliikmelisuse andmist tulevikus edasi lükata või sellest isegi loobuda, kuna võib väita, et assotsieerunud liikmesuse staatus on riigi vajaduste jaoks piisav. Siiski on Merz ja teised EL-i ametnikud korduvalt rõhutanud, et plaanid Ukraina EL-i liikmeks tegemiseks on endiselt kindlalt jõus. Teisisõnu, Merzi plaan ei püüa asendada ega kõrvale tõrjuda täisliikmelisuse protsessi. See on lihtsalt ajutine lahendus, viis anda Ukrainale täiendavat toetust ja õigusi, mida ta vajab oma positsiooni tugevdamiseks sõjas. Nagu Merz ise kirjutab, minu ettepanek peegeldab Ukraina erilist olukorda, riiki, mis on sõjas. See aitab hõlbustada käimasolevaid rahuläbirääkimisi, osana läbiräägitud rahulahendusest. Ta lisab, et see on eluliselt tähtis nii Ukraina enda kui ka kogu Euroopa mandri julgeolekule ning näib viitavat, et assotsieerunud liikmelisus võiks tulla üsna pea. Ta märgib, et loodab seda ideed arutada oma Euroopa kolleegidega lähiajal ning ütleb, minu eesmärk on jõuda peagi kokkuleppele ja luua spetsiaalne töörühm, et detailid välja töötada. Merz ütles isegi, et ka Balkani riigid ning Moldova peaksid saama täiendavat toetust liiduga ühinemise osas, kuigi ta ei paku välja, et neistki võiksid saada assotsieerunud liikmed. Üldiselt jätkab Saksamaa liidrina mitte ainult Ukraina toetamisel, vaid ka Euroopa mandri tuleviku kindlustamisel. Ja kui kantsler Merzi plaan heaks kiidetakse, võiksime peagi näha EL-i ja Ukraina vahel senisest palju tugevamaid sidemeid, veelgi rohkem toetust erinevates vormides ning terve hulga uusi probleeme, mille üle Putinil pead murda. Vene presidendi paanikatase on juba praegu rekordkõrgusel, pärast seda, kui 10 riigid lubasid teda Ukrainas toime pandud kuritegude eest karistada. Selle kohta saad rohkem teada meie videost. Või vaata seda videot, kus on värskeid uudiseid rindelt, kuidas Ukraina väed saavutasid suure läbimurde ja võivad olla teel Pokrovski linna tagasivallutamisele. Ära unusta tellida meie sõjasaadet, et näha veel rohkem selliseid videoid ja nagu alati, aitäh vaatamast!